Most people, like myself, move to Australia and figure everything out the hard way, feeling alone, overwhelmed, making pretty expensive mistakes that nobody warned you about. This show, Just Call Me Bridget podcast, exists, so you don't have to go through that. I'm Bridget. I have done all the farm works that you can possibly imagine in Australia, and for the past 3 years I've been doing FIFO and offshore work. I have been through all of the visa stress still to this day, and every single week I will bring you the conversations, the stories, and all the information that will be useful to you that I wish I had when I started my journey. This is Just Call Me Bridget podcast, and stay with me to listen to another amazing episode. Tere tulemast taas kord Just Call Me Bridget podcasti, nagu te juba näete. Ei ole iga päev, kui ma saan enda kõrvale täiesti professionaalsel tasemel bikini fitnessi neiu. Täna minu kõrval istub siis Breta Marleen Slapko ja mul on nii hea meel, sest et mitte ainult ei ole neiu võistlustrenniga tegelenud, ta on lisaks töötab ka FIFOs ja nii edasi, nii et teemasid on meil mega palju täna arutada ja ma tegin ka väikse nii-öelda siis teistsuguse struktuuri täna, ehk siis podcasti lõpus hakkab neiu meile kas siis kinnitama või ümber lükkama erinevaid trenni, toitumise, Austraalia kõigega seoses müüte, nii et ma olen üli elavil. Tere tulemast podcasti, Breta. Tere tulemast. Minu kirjeldus siis oli, et Aussis sa oled hästi palju tegelenud või oled nagu praegu siis FIFOs töötanud ja võistlusega, bikini fitnessiga tegeled, aga ilmselgelt inimestel on ju nii palju rohkem kihte. Ehk siis kui sul oleks nagu kellelegi ala 3 minutit seletada, kes on Breta Marleen, siis kuidas sa ise enda elukese kokku võtaksid? Ma ei annaks päris 3 minutit tegelikult selle jaoks isegi, sest et täiesti tavaline inimene. Tulin lihtsalt, minu unistus oli alati Eestist ära kolida, juhtumisi on siis selleks Austraalia. Tulin siia ja üritan siis elada elu, mida ma armastan, mis on alati olnud siis mu nii-öelda elu moto. Kuna see idee nagu üldse tuli Aussi tulles või kuidas see realiseerus sinu jaoks üldse? No see oli tegelikult ära kolimise mõte oli mul juba, ma ei tea, ma olin 8. klassis äkki või midagi. Et see oli nagu kindel, et ma tahan ära kolida Eestist. Miks nii? Ma ei tea, ma tahtsin maailma näha lihtsalt. Okay. Lihtsalt kuidagi, jah. Et tundsid, et see ei ole sinu nagu... Jah, et ma nagu mõtlesin, et nagu seal on ju nii palju muud, mida ma kõike pole ju näinud ja kogenud, et ma kuidagi ei näinud ennast nagu Eestis vähemalt mõnda aega elamas. Aga see mõte ühesõnaga oli jah hästi varakult ja siis see kuidagi mingi ajapikku nagu vaibus natukene, et elu tuli peale, ütleme, ja siis lõppotsuseks sai siis see, kui ma hästi pikk lugu lühidalt kokku võttes, mul oli kass, kes oli kogu mu elu, aga ta oli haige ja et kui lõpuks enam midagi teha ei andnud ja ma pidin ta magama panema, siis oligi nagu see hetk, kus ma siis tundsin, et okei, et nüüd on siis nagu see minu aeg elada ise endale. Nagu seotud enam. Ja. Ja põhimõtteliselt siis oligi suht üsna kohe pärast seda ma ostsin need Aussi piletid ära, mul ei olnud veel viisatki ega midagi. Kui vana sa siis olid? No see oli nüüd siis 1,5 aastat tagasi või? 2024 siis jaanuari lõpus ma ostsin need piletid tegelikult ära, mitte kellelegi ma midagi ei öelnud. Ja siis tulin. Aga ma ostsin need jaanuari lõpus, need tähendab ära, aga ma tulin tegelikult alles oktoobri lõpus. Ma olin võistlus prepil tol ajal.
ja mul oli plaan, et ma teen oma kevadised võistlused ära, ma naudin suve ära ja et siis sügis tuleb peale, siis on selline pime ja vastik seal Eestis, et siis ma tulen kaussi ära. Kui kaua sa oled üldse bikini fitnessiga tegelenud? Nagu niimoodi tõsisemalt? Põhimõtteliselt algusest peale, kui ma üldse trennis hakkasin käima, sellepärast, et see oli siis aasta 2000, issand, mis ta oli, 2021 või? Oo, juba 7. Ei, Oota, 5 aastat. Mul oli oota, mis aasta praegu on? Vist oli 2021 äkki. Okei, ja sa terve aeg suhteliselt oled nagu... No üsna jah, no selles suhtes ma ütleme nii, et ma alustasin ikkagi nagu nullist, et mul ei olnud, ma ei olnud nagu see, et ma olin mingi aja trennis käinud, midagi teinud, ma läksin sinna saali, ma ei teadnud mööda ega mütsi, on ju. Aga mul oli tol ajal üks partner, kes siis tänu kellele ma hakkasin seal trennis käima, tänu kellele ma siis sain üldse need toitumise asjad kõik nagu endale selgeks ja ma hakkasin nagu suht algusest peale kohe nagu seda toitumist kuivõrd jälgima selles mõttes, et ma siis vähemalt sõin piisavalt, et toetada siis mingit arengut ka. Et sul oli nagu pigem see, et enne nagu olid mingi hästi klennuke ja ei söönud üldse. Ma olen skinny fat, vaata lihtsalt süke, ma olen vahepeal leidnud mingisuguseid ma ei tea, mingid notes'e või mingeid asju enda toitumise kohta või mingeid pilte, siis ma vaatan, et nagu mis asja on mingi komm siin, komm seal, hommikuks üks võiku, õhtul mingi, siis õhtul läks igast mingi rämps, vaata. Aga selles suhtes, et nagu suures pildis see ei olnud nagu mingi toit, vaata. Päev otsa näksimist ja siis õhtul läks mingi cheat nii-öelda, vaata. Kuidas sul see algus nagu siin tuli siis? Mis nagu sai, kui siia lendasid? Sa oled vist terve aeg Perdis olnud või? Algus oli jumala tore. Nagu selles mõttes, et ma tulin ma panin täiega Eestis tööd enne siia tulekut. Eks ma olin otsustanud, et ei ole see, et ma maandun ja mul on vaja kohe mingi töö leida ja nii edasi. Et ma olin vist mingi 1 päeva siin olnud, kui me läksime kuskile bussikale peole üldse 3 päevaks. Ma olin jumala näpud püsti, jumala lahe elu, vaata. Ja siis ma vist kulgesin niimoodi ikka mingid nädalad kindlasti, et lihtsalt käisin ringi ja nii-öelda avastasin ja kohanesin. Aga siis üks hetk hakkas nagu igav ja samas nagu said aru, et okei, et ainult nagu läheb välja seda raha, et peaks nagu vist hakkama midagi tööd ka otsima. Aga ütleme, see tööpool ei ole minu jaoks kunagi see lihtsalt tulnud. Et ma olen mingid igast asju teinud. Kõike seda, mis ma tegelikult Eestis olles nagu unistasin. Nii-öelda siis selliseid suvalisi töid. Aga et kogemuse mõttes hästi lahe, aga see ei olnud ikkagi ju see, mis su hinge täidaks lõpuks, vaata. Mis sa kõike tegid siis enne FIFAsse jõudmist? Ma alustasin, kas äkki mu esimene töökoht oli siin, ma nüüd ei mäleta, kumb enne tuli, aga üks asjadest oli, et ma käisin poes siis neid, kuidas neid nimetas, mitte näidiseid jagama, põhimõtteliselt ma jagasin mingeid komme või mingisuguseid jooke või midagi sellist, on ju. Ma tegin seda. Siis pärast seda ma läksin ehituse peale, lammutusele. Ja siis ma töötasin seal ma olin 6 aega, aga see tõmbas mind nagu täiesti läbi. See oli niimoodi, et iga õhtu ma tulin koju, ma olin nii läbi, ma tundsin, et nagu mu tass on täiesti tühi, sest ma teen midagi, mis mind absoluutselt nagu mitte kuskilt otsast ei huvita, ma olen mingi must, tolmune, räpane. Ma olen harjunud, ma olin Eestis küünetehnik 10 aastat, ma olen harjunud ilusas keskkonnas olema toredate naistega juttu rääkima, vaata. Et selles suhtes... Suht hull hüpe ja vaata küünetehnikust täis mingi lammutusele kohe, vaata. No jah, ja et selles suhtes ka, et mul oli ikkagi istuv töö enne ja siis oli niivõrd füüsiline, et ma olin ikka täiesti kuituna. Ja siis pärast seda... Sealt ma tulin siis ära, ilma igasuguse plaanita. Ja pärast seda ma käisin mingi aeg, ma käisin kuskil mingis söögikohas, põhimõtteliselt laudu koristamas. See oli lihtsalt, aga see oli täpselt selline siis, kui nad tahtsid vahel harva midagi.
ja aga suures pildis ühesõnaga ma olin järgmised vist mingi pool aastat äkki või, ei käinudki tööl kuskil. Ja siis vahepeal ma mõtlesin üldse, ma olen Eestisse minema, siis mul kadus igasugune mõte siin ära või nagu mõte siin olla ära. Siis kui nagu tööd ei leidnud ja hakkas nagu kõik kammima või? No jah, selles suhtes, et ma siis see, ütleme, ma tulin siis siia Aussi oma nii-öelda esimese armastuse juurde, kes mind siis siin vastu võttis, et teed läksid meil laiali, tööd mul ei olnud ja samas ma ei teadnud, mis ma teha tahan ja samas siis oli nagu... Te nagu kohtusite siin või? Me olime tegelikult Eestis juba olnud koos, on-off 8 aastat. Ja siis lihtsalt sellel ajal, kui ma tulin siia, siis oli tema see, kes võttis mind nagu vastu siin, et pakkus mulle nagu elamist. Ja. Aga jah, et siis me ikkagi läksid meie teed laiali ja siis oligi lihtsalt see, et nagu tundsin, mul ei ole nagu mitte midagi siin. Et mis ma nagu, mul kadus nagu igasugune see mõte ära, nagu mis mind nagu hoida võiksin. Ja siis oligi vana hea, siuke vana turvaline, tahad ikka tagasi sinna, kus on hea turvaline ja tegelikult oli ju mul seal Eestis kõik hästi ja tegelikult oligi selles mõttes. Aga siis kuidagi jah, kadus nagu see Aussi nagu see siht ära nagu mingiks hetkeks. Aga siis ma sain Vifosse, siis ma töötasin Kämbis baaris, peamiselt baaris, ma sain küll seal teha mingid housekeepingut ja cateringi ja Mindside cleaningut ja mingid sükseid asju ka, aga peamiselt ma olin baaris. Ja see oli nagu siis selline nii-öelda, kus ma tundsin, et okei, minu uus võimalus. Ja pärast seda siis tuli mu praegune töökoht, kus ma siis olen site admin. Suht hea hüpe ju, site adminiks otsa. No väga hea selles mõttes, et ütleme, et praegu ma nagu tunnen, et mulle meeldib see töö, see pakub mulle mingisugust, pakub mulle ikkagi nagu rahuldust, ma ei tea, esiteks on nagu see, et hästi palju on õppida, ma kogu aeg nagu õpin, ma tunnen, et see ajutöö on nagu nii palju ikkagi, ma saan oma aju kasutada ühesõnaga, et võrreldes kõikide nende teiste töödega, kus sa, ma ei tea, koristad või mingid süksed asju, et sa lihtsalt oled nagu robot. See tundub nii hull töö, ma saan õigesti aru, et site admin on nagu see, kes organiseerib kõik need toad ja kõik asjad. Ei, see on camp admin. Site on nagu see, et sa oled seal nagu Mindside'il põhimõtteliselt läbi minu siis kajastuvad kõik siis nagu shutdowni ajal tehtud tööd. Põhimõtteliselt vist kõige lihtsamalt öeldes, seal on nagu tegelikult päris palju ülesandeid, aga ütleme, see on siis selline kõige suurem osa, et mina siis nii-öelda kajastan siis enda ettevõtte, mitte siis tegelikult ainult enda ettevõtte, aga ühesõnaga jah, et shutdowni ajal siis ette nähtud töid siis kliendile. Kuidas see treening läks nagu, sest et suht, kui ei ole varem nagu olnud ka mainis tööl, siis tegelikult võib olla suht hull nagu aru saada üldse nagu sellest mastaabist ja nagu nendest sõnadest ja kõigest. Ega ma ei saa siiamaani aru selles suhtes. Et selles suhtes seal on jah, vahel loen ka mingisuguseid neid kommentaare selle kohta, et mis tööd seal, mida tehtud on ja ma ei tea siiamaani, millest nad nagu räägivad, et ma pean lihtsalt aru saama sellest pointist, ütleme praegu antud hetkel, kui ma saaks nagu veel detailsemalt aru, oleks veelgi parem muidugi, siis hakkaks nagu veel mingit järgmist pilti kokku panema, aga iga shatiga õpin aina rohkem selles mõttes. Aga see ongi nagu hästi, hetkel ma tunnen, et vähemalt süke hästi väljakutsuv ja nagu süke ongi lahe vaata, et ma tunnen, et ma arenen, nagu see pakub mulle midagi. Ja see on väga hea, sest enamasti ju FIFO töö, miks hakkabki ajudele ongi see, et sa ei mõtle üldse vaata, et sa nagu tunned, või mina ka vähemalt tunnen nagu isegi enda rollis, et ma tunnen, et ma jään nagu iga aastaga ennast rumalamaks. Mul oligi täpselt süke tunne, et reaalselt, siis kui ma seal baaris olin, et reaalselt süke tunne, et ma IQ langeb iga päevaga lihtsalt. Et sa võisid olla loll nagu lauajalg ja nagu sul on lihtsalt iga päev oli täpselt üks ja seesama
kõik need samad nagu noh, nii repetiivne, kas on eesti keeles korduv või jah. Kuidas on siis FIFO? Kas oli täpselt nii, nagu sa ette kujutasid või on siis unelmate töökoht, nagu kõik räägivad ja kõik noored tahavad saada FIFOsse? Ma ei vahetaks seda ikkagi, ütleme, linnatöö vastu enam täna ümber. Aga vahel, kui ma ei tea, vaatan näiteks mingi Instagrami mingid reelse, kus seda nii ülistatakse, siis on nagu teistpidi see, et nagu no ei ole tegelikult nii must ja valge, et suures pildis jah, nagu Vifo annab sul, ütleme, Vifo on tegelikult ju, sa vahetad oma aja ju raha vastu. Et mis sa sellega edasi teed, siis selle rahaga, ütleme, see on siis noh, igaühe oma otsustada, aga et tegelikult ta ju võtab sult ju väga palju ja ma arvan, et see kindlasti ta ei ole kõigile ja kas ta ka üldse nagu nii-öelda selles suhtes ta ei ole, ma arvan, eluaegne, vähemalt naisena mitte, ma arvan, noh, ma ei tea. Jah. Kuidas on, ma ise küll kujutan ette nagu, kui raske sul on jälgida enda nagu toitumise asju kämbis, kui sa oled pikal shutdownil? No kas sa ütleksid, et sul on nagu lihtsam FIFOs tänu sellele rutiinile või sul on lihtsam linnas, kus sa saad ise valmistada toidu? Täna ma ütlen, et on tööl lihtsam, sest et täna ma võtan seda tööl olemist nagu täiesti super locked in nagu variandina nii-öelda vaata. Et ma tunnen, et kui minu tööpäevad on see näiteks 13 tundi pikad, et kui ma olen 13 tundi kellegi teise heaks töötanud, siis nagu sa oled nagu, sa oled kellegi teise heaks töötanud, sa oled selle raha teeninud, no kurat, mine ja tee midagi enda jaoks ka vaata, et nagu vaata, mis sa suust sisse paned ja mine liiguta ennast, et nagu et ma tahan, minu eesmärk on alati sealt tulla nagu tagasi nii-öelda siis parema minana ikkagi. Et noh, kui mõned siis näiteks jällegi tööpäeva lõpus käivad seal baaris näiteks joovad oma õlut, kellele mis, või siis söövad stressi ja väsimust tagasi vaata. Mida on mul ka selles suhtes olnud, et eriti alguses nagu mõned ütlevad jällegi, et Vifo toit on hästi halb, ma ei tea, ma läksin sinna, ma olin issam paradiisis vaata, et nagu täiesti mingi Rootsi laud, et võta kõike, kui palju tahad ja oledki väsinud vaata ja söödki ja tunned, et no ei saa, iga päev on see, et ja homme olen normaalne. Aga täna on, kuna esiteks ma ei tööta enam vaata kämbis sees, me ei ole seda toidu ümber niimoodi vaata. Kõik see, mis ma kaasa võtan sealt kämbist sinna nii-öelda siis Mindside'ile, siis see toit on ja nii on. Jah, ma ise, mul on vahepeal ka nagu, et kas see on üli locked in või lähebki nagu siuke, et mul oli vahepeal, kui ma hullult palju binge'imisega tegelesin, siis mul oli vastupidi, et linnas oli mul mega lihtsam, sest et sa oled inimeste pilkude all, nagu elad shared houses, siis ma suutsin olla nagu, et ma ise valmistan toitu ja kui ma Maini läksin, siis oli nagu see esimene kord, kui ma olin üksi ja keegi ei näe ja siis saad aru, et binge'imine on tagasi, vaata, et kui keegi ei näe nagu mida sa teed, et siis ei tekkinud mul nagu seda, ma peaks justkui mingi halvasti tundma ennast, vaata, aga nagu tegelikult su keha ju näitab kõik välja, mida sa teed suletud uste taga, No selle binge'imisega olen mina ka kõvasti tegelenud ja ütleme, ma olen ikka seal Vifos ikka normaalselt niimoodi ikka toitu sisse vitsutanud, millest mitte keegi kuskil midagi ei kuulnud, et jah, on jah. Aga iseendal oli ka ju paha tunnistada, vaata. Jah. Kuidas sul täna sellega on, siis ma olen nii palju nagu neid võistlejaid näinud, kes on, sa küll aktiivselt võistled veel, aga kuidas sa tunned see kogu mingi hormoonide ja keha body dysmorphia ja binging ja kuidas on nagu see on-off kogu aeg nagu peale võistluseid ja nii edasi? Hästi teadlik tuleb olla, ma arvan. Nagu selles mõttes, et binge'imisega ma olin ikka pikalt hädas. Asi, millest mitte keegi kuskil, ma ei rääkinud nagu sellest niimoodi väga,
et ja ma ei teadvustanud seda hästi pikalt endalegi tegelikult, et aga lihtsalt mingi hetk ma hakkasin nagu teadvustama, et no ei saa pidama lihtsalt ja sööd ja siis tunned halvasti ja siis jälle karistad ennast onju ja noh nii edasi nagu surnud ring on alati vaata. Aga mingi hetk ma hakkasingi nagu tööd tegema sellega, et okei, et noh, et kui ma tunnen, et see hakkab nüüd tulema vaata, et siis nagu võta see nagu hetk, et mis see on praegu, kas mul on igav, kas ma olen stressis, kas mul on nälg, et seda nagu täna siiamaani nagu selles suhtes, et samamoodi tööl mingid hetked, kus on nagu väga stressirohke ja mul on siuke tunne, ma tahaks nii väga midagi head saada vaata, et siis ongi nagu see ja meil on seal alati mingisugune suur kast mingeid küpsiseid vaata, kurat jumala head on. aga et siis ongi, et võtan nagu selle hetke, et nagu, et oota, et nagu mis see tegelikult praegu on vaata. Ja lihtsalt alguses oli see nagu hästi selline nagu raske, et ma mõtlesin, et okei, ma võtan nüüd selle hetke, okei, nii, ma ei tea, olengi stressi sul asi ja ma tahan ikka seda vaata, aga et kuidagi niimoodi korduvalt kogu aeg seda nagu teha, siis täna ongi see, et kui see hetk tuleb ja ma saan aru, et see ei ole nälg, et see on selle taga midagi muud, siis no siis ei olegi muud, siis peab lihtsalt suu kinni hoidma. Mis su rutiin üldse praegult on? Nagu trenni ja mingid sellist asjadega, et nagu ma kujutan ette, et issand, kui haige nagu, et tegelikult sa pead ju olema, ma kujutan ette, nagu sa pead nii räigelt olema nagu ainult mõistuse tasemel, nagu et nagu fulli lükkad välja igasugused muud ühendused, vaata, et nagu täielik robot lihtsalt ise endale, vaata, et nagu naisana nagu peadki olema mingi David Goggins ise enda vastu, nagu et see võib päris julm olla, nagu et noh, mulle meeldis see, kuidas sa ütlesid peale, et sa oled terve päev teinud kellegi teise jaoks tööd, võtta see 1 tund endale, see on väga ilus asi, aga nagu no vahepeal tekib pikki šatte asju, noh sa oled ju, ma ei kujuta ette, kui kaua sa oled üldse defitsiidis olnud, nagu 0 elu vaimu võib sees olla, nagu et mis hoiab sind nagu ei no kas saab nagu läbi armastusega neid asju teha või peab olemagi David Goggins? Ma ei tea, mina ei ole selles suhtes, ma olen väga seda meelt, et ennast peab armastama, aga ma olen vist nagu kõige karmim inimene enda elus üldse iseenda vastu. Et mind viib paraku tänasel päeval ikkagi edasi see, et ma tunnen, et ma saaks alati paremini. Ja ütleme, siis ongi, et need pikad päevad, siis seal ei olegi midagi muud, distsipliin lihtsalt see, et sa noh, tegelikult on see, et ütleme, et kui see päev on 13 tundi pikk, on ju, olenevalt kui kaugel see kämp siis on, siis noh, mõnikord võib see sõit võtta üks ots, ütleme 45 minutit, kuni umbes on ju, teeb päevast siis juba 14,5 tundi, tahaks ju magada, tahaks ju pesta, tahaks ju, ma ei tea, vahepeal ju pesed ja magad ja sööd, ma ei tea, vahetad riideid, mingid siuksed väiksed nagu lisatoimetused on ju, et sul ei ole nagu väga tegelikult aega mõelda, kui sa oled nagu otsustanud, et sa lihtsalt võtad selle otsuse, et sa lähed õhtul sinna trenni, ehk siis põhimõtteliselt nii, kui ma sinna kämpi jõuan, ma olen tuppa, riided vahetus, trenni, sööma, magama, seal ei ole nagu mitte mingit vaba aega, seal ei ole nagu seda, et nii kui ma nagu maha jääd istuma, loomulikult sa oled väsinud, vaata. Aga võib-olla on lihtsalt see, et täna, kui ma nagu lähen sinna trenni, siis ma annan oma selle tänase päeva parima, mis ei ole kindlasti parim sellega võrreldes, kui mul oleks nii-öelda vaba päev ja ma läheks trenni. Aga lihtsalt see, et ma lähen, ma annan enda selle päeva parima. Ja see ongi, ma arvan, piisav tegelikult. Mis sa sellest arvad? Ma ei tea, hästi palju on siin keerlenud viimasel ajal neid nagu erinevaid teooriaid, et kes see teeb kavasid, noh ma olen ka hästi palju erinevate treenerite kavasid teinud ja nagu hästi palju olen kuulanud nende podcast'e ja siis osad ongi need, kes ütlevad, et kõige optimaalsem lihase kasvu jaoks on mingi 45-minutiline trenn, kus sa proovid mingi maksi teha kogu aeg, vaata põhimõtteliselt, või siis teine teeb kava, mis on mingi 1,5 tundi pikk, lihtsalt mingi full on nagu andmine ja tegelikult on ju see ka vaata, et
on kuidagi hästi palju debatti teinud selle ümber, et selles hetkes, kui sa hakkad ära väsima, siis sa oled ainult mingi 40% oma nagu mingi võimekusest ära kasutanud, on ju. Et hästi paljud ju käivad ju aastaid niimoodi trennis, et võib-olla teevadki samade raskustega kogu aeg, vaata. Mis sinu jaoks on olnud nagu kõige paremini toimiv? No ikkagi selles suhtes iga trenn teha siis midagi rohkem, kui ma tegin eelmine trenn. Ehk siis on ta siis korduse või raskuse mõttes või tehnika mõttes, aga et ongi siis, ütleme ka siis need tööpäevad seal Vifos, või tähendab need trennipäevad seal Vifos, et siis teengi võib-olla siis lühemad seeriad suurema raskusega või siis kontrollin rohkem tehnikat, et suures pildis ju ma arvan, et kui sa 1,5 tundi nagu trennis oled, selles suhtes, et kes teeb oma 45 minuti jooksul selle tugeva trenni ära, kes teeb 1,5 tunni jooksul, igaühe kuidas keegi on ju. Aga fakt on see, et 1,5 tundi järjest nagu endast maksi anda, ma ei tea. Jah, et kui pikad need pausid seal vahel on taastumiseks ja nii edasi, on ju. Jah. Kuidas sa üldse praegu tunned? Sa ütlesid, et sa terve elu tahtnud välismaale kolida. Nüüd on 2 aastat on ju. Kas on nagu veel jõudnud sinna kohta, kus on nagu tugev Eesti igatsus nagu just tagasi kolimise mõttes sees või praegult on pro Austraalia? Täna ma ei tea, ma ei näe seal Eestis nagu mitte midagi. Selles suhtes, et mis sinu jaoks kaalub Austraaliaga kell üle nagu? Ilm. Puhas nagu kliimapõgenik siis? Täiesti. Et tunnen, et ilm ja üldse kõik need siin on kuidagi see kõik on nagu vabam. Sa saad olla see, kes iganes sa tahad olla. Sa oled nagu, siin on nii palju inimesi, sa oled ei keegi, on ju. Sa võid olla, kes iganes sa tahad olla, siin on nii palju erinevaid kultuure. Siin ei vaadata su poole selles mõttes ikkagi nagu viltu. Samas sinust ei eeldata midagi, sest sa oled ikka veel ei keegi, on ju. Ja sul on nagu ikkagi, ma arvan, et rohkem nagu võimalusi elus. Et see Eesti elu tundub natukene siuke masendav. Ma ei tea, kuidagi nagu siuke ellujäämine tundub seal olevat. Et aga et siin nagu minu arust nagu elad. Käid tööl küll, aga pärast seda elad nagu. Eestis käid nagu tööl, aga elad ikka ei saa. Kuidas sa tunned, et see Breta, kes oli 2 aastat tagasi Eestis versus see Breta, kes on täna, on nad väga erinevad inimesed? Öö ja päev. On või? Öö ja päev. Mis muutunud on kõige rohkem? No kindlasti üks asi on see, et ma olen küll alati üksindust. Mul on see alati meeldinud, üksinda olemine siis, aga see, et sa nagu päriselt oled nagu selles situatsioonis või ütleme siis, et sul ei olegi mitte mingit tugivõrgustikku, on ju. Et kuidas sa nagu selle kõik üle elad, kas sa päriselt elad nagu selle üle või sa lähedki saba jalga vahel koju, on ju. Et see kindlasti, et see, see siis nii-öelda tõestas siis seda, et ma saan sellega hakkama. Aga ma arvan, et see elustiil ka kindlasti. Et ma olen ikkagi see peotüdruk olnud. Mul oli ikkagi, ma võisin Eestis seal trenni teha ja kõik, aga nädalavahetusel mul olid näpud püstina. Et täna nagu sellist asja pole ja et ütleme, kui Eestis oli ikkagi see FOMO, et ma jään ju kuskil millestki ilma kõige vingematest pidudest, siis täna ma avastan, et mingi oi, nädalavahetus oli, on ju. Et külmaks jätab. Ma ei ütle, ma karsklane olen, muidugi, aeg-ajalt on ju, aga selles mõttes, et see
ma nõustan sellega, täpselt samamoodi ja ma arvan, et väga enamus tulevad siia low-key põgenemas selle eest, sest siin ongi lihtsam. Mitte ainult ka tegelikult nagu peo mõttes, vaid juba nagu ettevõtjana mõttes, et sul ju puudub tegelikult see võimalus, et sul on ülipalju distraction'e, et sul ei ole ju, ongi, et siin inimesed ei ole nii aktiivsed kogu aeg mingi kokku saama ja nii edasi, oleneb muidugi mis seltskonnas, aga et Eestis olekski ju kogu aeg üks distraction teise otsa vaata, et tegelikult ongi see, et kuna siis, et ollagi nagu isekas tegelikult oma aja ja oma soovidega, et siin on nagu nii hea on, nagu selles suhtes. Kuidas ma saan aru, et sa esimest korda võistlesid siis 2023 Eesti karikavõistlustel või? Esimesed olid 2023 Pärnu algajad. See oli vist GoFit Cup oli äkki selle nimi või? Okei. Kui kaua sa olid siis nagu mingi full on treeninud enne neid esimesi võistlusi? See oli 2023 on ju. Jah. 2022 sügis ma läksin prepile. Kevadel 2021 oota, mul läks kõik hästi. 2022 no full on või? No mis on full on? Selles suhtes, et ütleme, treeneri ma võtsin endale 2022 kevad. Et eesmärgiga siis minna võistlema. Sealt me tegime trenni ja sõime palju. Full on selles mõttes, ütleme siis pidude asjade suhtes, eks see mööl käis ikka edasi, on ju. No ütleme siis see full on oli siis alles siis ütleme süke, siis kui prep hakkas, siis oli siis ju ainult see trenn ja töö, selles suhtes. Et see oli siis 2022 sügis. Aga ütleme siis nii, et koos sellise teadlikuma off-seasoni ja prepiga koos aasta aega. Enne võistluse siis. Jah. Kuidas oli laval esimest korda seista ja? Mis jalg värises ikka all, ütlen. Selles suhtes, et hirmus oli. Väga hirmus oli. Et ega see hirm ei läinud lõpuni välja ikka üle, Mõtlen, tegelikult võib päris nagu uhke tunne olla ka vaata, eriti kui tulebki pidude lainelt ja kõige selle lainelt ja lõpuks nagu näedki ise ennast nagu sellises vormis, et nagu ma kujutan ette peale seda, kui sa oled juba olnud sellises vormis ära, siis nagu oh my god, nagu ma just tunneksingi, et siis see nagu keha dysmorfia läheks just peale võistlusi nagu nii hulluks, sest sa oled nagu nii liin olnud, et siis ennast näha nagu päriselt ilusana ja piisavalt heas vormis peale sellist võistlus keha võib ikka väga raske olla. No jaa, selles mõttes ega sa võistlustel ei arva ka, et sa piisavalt hea oled. Või ütleme võistluspäeval, ega siis sa vaatad ka siit sealt võiks ikka nii ja naa olla, vaata. Et see nagu, see käib nüüd lõpuni välja vist minuga, mul on tunne. Või loodetavasti küll mitte, aga ütleme, iluideaal on rikutud kindlasti, jah. Et ütleme, tavalise, keskmise, terve naise keha, tema võib olla selline ja on väga ilus. Mina ei taha olla selline. Et sa oled alati igas asjas enda vastu hästi karm olnud või? Ma ei tea. Pigem või? Ma ei tea, ma olen mõelnud selle peale, aga kust see tuleb või? Ma ei tea, kas igas kõiges asjas selles mõttes, et nagu ma arvan, et mul ei ole olnud varem selliseid suuri nagu eesmärke või niimoodi. Ma ei oska nagu öelda isegi. Et ma ei tea, ma ei ole seda enda jaoks veel päris nagu lahti muukinud. Et mul on jah mingid kahtlused, kus ta nagu võib tulla. Aga
aga et ta endiselt on ja selles mõttes see on veel selline töö tegemise koht. Kuigi ta on kindlasti edasi, mingile maani ta on ikkagi hästi edasiviiv jõud, ma arvan. Muidugi, jah. Lihtsalt et tuleb ilmselt tajuda seda piiri, kus ta hakkab sind hävitama. Ja naistega. Minu meelest on lihtsalt hästi palju räägitud nüüd vaata sellest, et Kaisa ju Eestist võib-olla kõige rohkem on sellest avanud, kuidas ongi, et nagu, et see ei olegi ju tervislik keha ja just nagu noorte mõttes ka või minusugustega, et käid ju jõusaalis, mul ei ole kunagi eesmärki minna lavale, aga ju hommikust õhtuni Instagramis siis võrdled ennast lava pildiga vaata ja siis ongi siuke tunne nagu, et täiesti versus, et hakkangi, et siuke tunne ongi, mul nii sabi, ma hakkangi mingi asju süstima lihtsalt nagu, sest et see on nagu, see ongi nüüd ju noorte naiste ideaal põhimõtteliselt vaata, aga nagu, et mis töö, mis asi siin alla läheb tegelikult vaata ja kes ongi viljatud nüüd või nii edasi, et või juba tervislikkuse mõttes, et naise keha ei talugi sellist madalat keha rasvaprotsenti. Et mis su mõttes on nagu, et sa oled nii sees veel selles vaata, aga kui sinu juurde tulebki võib-olla nagu siuke a la mingi 18-aastane tüdruk, et ta tahaks hullult hakata võistlema, nii et kas sa pigem oled nagu see, kes nagu veits nagu hoiataks võib-olla, et mis see kaasa võib tuua või sa oledki nagu, et sa näed nii palju, et mis see tegelikult ju annabki, sa paned niimoodi ennast proovile, et sa saad ju peale seda nagu ilmselt kõigega hakkama. Go for it. Ja. Selles mõttes, et ja ütleme nii, et igal asja, oleneb ju vaata, mis nurga alt vaadata, ja me võime just alajumala nagu maha teha vaata, aga samas nagu me võime tuua kõik need plussid jälle välja, et kes mida sellest nagu kaasa võtab ja isegi kui keegi sealt tuleb välja nende miinuspooltega, siis on ju õppimise kasvamise koht ja vaata, et põhimõtteliselt võiks iga asjaga niimoodi tegelikult võtta. Ei, muidugi, et selles suhtes mina arvan, et jumala eest nagu see on, et üks asi on nagu kõik see, mis see nagu kehaga teeb, aga et ongi, et see vaimselt vaata, et see, et sa ei jaksagi ja sa ei viitsigi ja sa arvad, et sa ei ole piisav ja sa lähed ja sa teed ja et kõik nagu see, kuidas sa nagu ise ennast kogu aeg ületad, et ma arvan, et see nagu vaimselt tõesti väga-väga kasvatav. Kas sul on ka mingeid selliseid huvitavaid asju FIFOs just olnud, et kuna sa ise ju oled mingi haigelt heas vormis, 100% jälgid kõiki asju, kas sulle on nagu vahepeal tulnud sellist olukorda, et teised inimesed sinu ümber tunnevad, et nad peavad kuidagi ennast selles mõttes, et hästi palju on ikkagi hästi palju olukordi on olnud sellised, kus inimesed hakkavad õigustama enda nende küpsiste söömist näiteks. Mul on jumala suva palju sa neid küpsiseid sööd vaata. Et selles suhtes või siis mõni muidugi on ka selliseid olukordi olnud siis, kus või hästi palju nagu küsitakse, et umbes, et miks sa kaalud ja mida sa kaalud ja umbes, et ma küll mul ei ole vaja kaaluda umbes, ma silma järgi ja nii edasi. Et inimeste jaoks on see ikkagi natuke nagu selline, nagu kuskil midagi tuleb ikka, on vaja midagi öelda või mingi selgitus või midagi, on ju. Aga täna, ma ei tea, mul on nagu suva vaata. Mul on suva keegi palju mida sööb või ei söö või kaalub, et nagu. Aga see on huvitav vaata, et see inimestele võib-olla triggerdab iseenda käitumist vaata ja siis nad tunnevad, et nad peavad justkui sulle nagu, et ei tead, aga nagu, et tegelikult nagu tõenäoliselt ongi see, et see ju ilmselt kuskil nagu sa ütlesid vaata, et triggerdab mingit et miks mina ei suuda olla nii järjepidev ja miks tema suudab, on ju. Kuidas sul on nüüd sa küll ütlesid, sa ei ole nüüd uusi võistlusi endale pannud kirja, aga kas sa oled nagu vahepeal mõtlenud, et kõik nagu selle võistlemisega, et lihtsalt jätkad selle elustiiliga või oled nagu mõtlenud üldse kunagi loobumisele või et mis sind nagu ikkagi pani tagasi reele, et? No siis, kui ma olen ju tegelikult nüüd 2 hooaega nii-öelda ette valmistanud, aga 1 hooaja ainult võistelnud.
et kui ma selle teise hooaja nagu pooleli jätsin, siis kusjuures 6 aega enne võistlusi ainult, sihuke nii natuke oli veel minna, onju. Et siis pärast seda mul ei olnud ikkagi jah, seda võistlusplaani päris pikalt, just juba sellepärast oligi, et ma tahtsin nagu saada seda nii-öelda, ma tahtsin esiteks saada seda söömisasja nagu kontrolli alla, ma tundsin, et nagu, et jälle ma pean nagu justkui et kogu aeg sa pead piirama ennast selle söömisega, et see toit ei saa olla nagu mingi, või et ütleme, et see toit oli nagu nii kinnise tee igatepidi, aga samas tahaks nagu normaalse inimese kombel osta pätsi, ma ei tea, saia ja teha endale võikut, ilma et ma peaks mõtlema kogu aeg peas, kui palju kaloreid seal on või midagi, onju. Või et üldse, et umbes, et nii palju ei tohi või kõik see, onju. Või millal ei tohi ja kus ei tohi ja mis iganes, et kindlasti see söömise asi oli nagu üks põhjustest, miks ma nagu mõtlesin küll mingi aeg, et ma ei tee seda enam. Ja üldse kuidagi kadus nagu ära see, et ma mõtlesin, et mis ma teen nagu nende kõikide medalite ja asjadega, et nagu et ütleme, et oligi, et kui ma enne Austi tulekut selle nagu ära jätsin, siis ma mõtlesin, et isegi kui ma võidan, ma teen, siis võtan siia kaasa oma kuradi karikad või. Keegi võtab mind tööle selle pärast rohkem või mis ma saan sellest, et kuidagi see siht nagu kadus nagu täiesti ära. Aga ühesõnaga jah, et päris pikalt nagu ei olnud see, ma tundsingi, et ja samas tahaks nagu kehaga saada, nagu selles mõttes ikkagi sõbraks, et mu iluideaal ei oleks, see pro-võistleja, kes on oma lavavormis, aga ma tahaks olla oma igapäevases vormis selline vaata. Et sellest nagu lahti saada. Aga ma tunnen, mul on ikkagi mingit nagu eesmärki vaja. Et ma on kuidagi siuke, ma olen natuke siuke laisk ka tegelikult. Et ma ei viitsi seal trennis nagu niisama käia kuidagi väga. Või tähendab jah, eks ma siis nüüd pean käima nagu nii, kui ükskõik mis plaan on, sest et nüüd ma olen juba nii kaua käinud, onju. Aga ütleme nii, et ega mind nagu võib-olla ma olen natuke noor veel selleks, aga mind hetkel tänasel päeval ei motiveeri väga see, et mingi, et need üleüldise tervise jaoks nagu väga kasulik ja tore, et mul on vaja kõik all inni või mitte midagi. Mul veel on see mindset. Kuidas see sotsiaalsele elule üldse mõjub? Nagu sa ütlesid, et igat asja ju tegelikult peas loed, vaata. Et kas sa oled pidanud palju nagu ohverdama selle pärast või? No oleneb vaata hooajast, et kui on ütleme ikkagi off-season, oleneb jällegi, mis perioodil ma sellel offil olen, selles mõttes, et kui mul on see ikka täitsa locked in mingi periood, siis võime sinna sööma minna, aga ma vaatan, kuidas sa sööd, onju. Või et ma tulen oma karbiga, onju. Aga kui on lihtsalt selline periood, kus ma siis olen siuke, ma ei tea, 80-20, siis nagu ei ole hullu, onju. Prepi ajal ei tule muidugi kõne allagi. Prepi ajal on üldse muidugi see ka, et ikkagi ei suuda siis selles mõttes. Prepi ajal ei saa niimoodi päris. Ei jaksa lihtsalt. Jaa. No, eks tegelikult ongi, mis sa paned siis ennast sinna olukorda, vaata, kus nagu sul on sitt, siis on teistel sitt, et sul on sitt, et nagu siis see on nagu mingi ühine kannatamine, aga tegelikult nagu mõtledki, et nagu mis sind täidab siis siin nagu sellel ajal, kus sa oledki seal prepi ajal, sa ei saa minna kuskile, sest nagu kõik tegevused nagu ongi tunne, kõik on söögi või joogiga seotud, vaata. Mis siis täidab tassi? Ma ei tea, ei täidagi midagi. Nagu, et siis ju kõik kaob maha, vaata, et sa ei taha mitte midagi ei tahagi, siis tulebki see miks mängu, et miks sa teed seda ikkagi. Sest et sa ei jaksa tegelikult teha mitte midagi, vaata, sa oled nii väsinud. Et ütleme, et ükskõik mis, ma ei saa öelda ükskõik, aga suures osas kõik tegevused, mis sulle võib-olla isegi varem pakkusid rõõmu, siis lõppude lõpuks need taanduvad selle toiduni, onju. Ja, või ma ei tea, mine kinno, ma ei taha minna sinna kinno, ma tahan ka saada neid popcorne ja asju, seda jäätist, onju. Mine oma toiduga, kurat, kui sa prepil, sul ei ole seda toitu et sa siin saad igasuguseid asju igale poole ka, või okei, saab ikka, kõike saab, aga selles suhtes, et see ei ole see, onju. Et väga raske on leida neid tegevusi, pluss ongi see, et sa oled nii väsinud ja sa kurnatud ja kui sa ei ole just mingi
pro-võistleja, kellel on sponsorid taga, siis sa pead paraku elama oma igapäevast elu ja käima tööl ka selle kõrvalt, on ju. Ja kui sa käid oma tööl ära ja teed oma trennid ära ja sammud ära ja poseerimised ära ja jumal teab, mis kõik asjad ära, on ju, siis nagu su tass ja sa oled jumala läbi selle juures, su tass on jumala tühi ja sa saad aru, et sa peaks täitma, aga sa ei jaksa. No siis tulebki mängu see miks sa teed seda. See ongi lihtsalt mingist hetkest alates on see lihtsalt ainus edasiviiv jõud. Kas sul on enda mingid need miksid kuskil ära kirjutatud või et saad nagu mingi ala iga päev lugeda neid või lihtsalt täielik nagu mentaalselt? Ei ole kusjuures ja ma olen täiega palju mõelnud selle peale, et ma peaks need nagu kirja panema, aga ütleme siis, kui ma selle teise hooaja näiteks nagu katki jätsin, siis ma mõtlesin küll hästi palju nagu selle peale siis, et aga et miks ma ju selle teekonna ette võtsin. Ma suutsin nagu peas endale kõik nagu maha müüa, et ma ikkagi, miks ma enam ikkagi ei taasta. Et ühesõnaga mul ei ole neid kirjas ja ma ei tea, eks tuleb sellele vaimsele tugevusele loota vist. Okei, teeme korraks ühe pausi ja siis ma tahan natukene veel sult küsida FIFOst ja siis saame vaikselt minna müütide juurde. Ma olen ülipõnevil, et mis sa nende peale ütled. Okay, I want to talk to you about something that I have been working on because I genuinely think that this could help shape the podcast into something completely new. Do you know how you're a visa holder in Australia and you probably have a bunch of questions that you don't want to ask under your own name, or you're a bit too embarrassed, or you have a story that is either a funny one, the ugly cry one, or a story where you're like, I cannot believe this just happened to me. I want those stories. I have set up a completely anonymous Google form. No name, no login, nothing. You just fill it in and hit submit, whether it's your question that you're too scared to ask or a really good story that I could use on this podcast or in an Instagram reel so someone else can have a laugh, learn something, or not feel so alone in their own situation that they might be going through as well. The link is down below or in my Instagram bio, and it's called Share Your Aussie Story or Ask a Question. Let's do it. Okay, quick pause to this podcast. When I moved to Australia back in 2019, I had no idea what I was doing. Not just all the visa stuff and all the hard paperwork, but also the emotional side of it. No one really owed me anything, and I felt so alone and so overwhelmed with all of my feelings living on the other side of the world. This is why I created this 52-week guided journal called My First Year in Australia. If you're someone who is new to Australia or you know someone who is coming to Australia, this is the perfect gift for yourself or someone else. The link is down in the description, so grab yours. Ma olen tegelikult enamus küsimused sult FIFO kohta ära küsinud, aga üks asi, mis sa ütlesid tegelikult, et see võistlus, et üks asi, mis sa tegelikult oled ütlenud juba, et see võistlus distsipliin on sinu nagu alus, on ja. Kui sa ütled FIFO distsipliin ja võistlus distsipliin, kuidas need kaks sinu jaoks ühendatud on? Ma arvan, et tahe olla parim versioonis endast või tahe olla siis vähemalt parem, kui ma olin eile. Tahe olla parem mina. Tahe olla parem mina. Mis sa arvad, mis on see peamine põhjus, miks inimesed ennast käest lasevad? Peamine põhjus? No ma arvan, et need, see on jälle see, mis on käest ära laskmine, vaata. Kas see on ka nende arvates käest ära laskmine? No ma arvan, et inimesed ikka ju tunnevad, vaata, et olen juba mingi 20 kilo kaalu siin juurde tulnud ja
no ma arvan, et see taandub ikkagi tegelikult selles suhtes sellele vaimsele nii-öelda tugevusele või nagu distsipliinile, vaata. Et sul ei ole siis, noh, ütleme, kui me räägimegi siis näiteks mingist tugevast ülekaalust, no siis sul ei ole ju järelikult distsipliini töötada siis selle nimel, et sa siis saaksid sealt need kilod alla. Et sa ei suuda siis, ma ei tea, võtmata jätta seda mingit sööki või või noh, ütleme söömata jätta siis seda mingit või siis ütleme süüa siis õigesti, noh, sul ei ole seda distsipliini on ju, või distsipliini ennast liigutada või et ma arvan, et see, nojah, ta taandub ikkagi lõpuks distsipliinile, jah. See on nii huvitav, ma tahaks natukene provotseerida seda arvamust. Kui ma olen Nii, väga põnev. Neiu hakkab provotseerima inimest, on mingi ise mingi Nii, kõrval on. kõrval. Okei. Kui mõelda nagu noh, et ma olen näinud, et osad on nii, et on mitut tüüpi inimesi, eks ju, et osad on need, kes teevad haigelt trenni, nad ongi mingi võistlusvormis, kõigega saavad trenni ja toitumisega hakkama, aga ülejäänud elus on luuserid ja mitte midagi muud hakkama ei saa. Ehk siis see distsipliin ei ole on tulnud nagu ainult trennile ja sellele, aga see ei aita neid muus elus mitte millegagi muuga hakkama. Või siis ma olen tundnud, et aga miks mitte muuta seda, et ala, kui ma ei jõudnud trenni või kui mul on tulnud nagu ülekaalud või mis iganes, vaata, et vahepeal öeldakse, oota, kuidas see ütlus oli, et naistele on kõige parem motivaator innustamine ja nagu siuke toetus ja meestel on kõige parem motivaator kriitika. See on nagu see piitsa ja prääniku värk. Mul oli just üks päev emaga sel teemal vestlus ja ma ütlesin, et nii huvitav, et mina ei ole see prääniku inimene näiteks. Et kui sa ütled mulle, et ma olen tubli, siis järelikult ma tunnen, et ma olen teinud piisavalt ja ma tegelikult, noh, see ei ole nagu ma ei teadvusta seda endale. Aga kas sa tunned, kui keegi ütleb sulle, et sa oled tubli? Kas sa tunned, et sa siis tunned, et sa oled tubli? Sest mina olen endas märkanud, et kui keegi ütleb mulle, et sa oled räigelt tubli, siis ma olen nagu mingi, mida sa ajad? Saad aru või? Sest et oleneb, vaata, et kuidas, et võib-olla ongi see, kui sa ise tegelikult ju ei usu seda kiitust, siis sa ju ei võta seda vastu ka. No eks ta kindlasti oleneb, vaata, kellelt ta tuleb esiteks ka, on. Et kas see inimene, kes sulle ütleb, et sa tubli oled, kas see on üldse inimene, kelle nõu sa tegelikult nagu muus osas ka kuulaksid, või noh, ütleme siis, noh, ma ei tea, võtame trennialaselt, et kui sul Instas mingisugune, noh, mingi lambi keegi kuskilt Türgist mingi vend kirjutab, et ülihot, et noh, palju see sulle nagu tegelikult juurde annab ei anna, aga et kui sulle kirjutab mingisugune või ma ei tea, ütleb mingisugune, ma ei tea, noh, mingi treener, kellele sa vaatad alt üles, ütleb, et kurat, hea töö, vaata, et noh, siis sa ju tunned enda üle uhkust, Tõsi. Aga et jah, mina näiteks enda puhul olen küll avastanud, et mind kiita nagu sellega, nende kiitustega tuleb üli nagu väga helde ei tohi olla. Ma muutun nagu natuke laisaks siis, vaata. Ikka seda piitsa on vaja, ikka rohkem saad ja rohkem peab ja noh, eks see taandub jälle sellele, et ma olen hästi enesekriitiline, et ma tunnen, et alati saaks paremini ja alati saakski paremini. Et selles suhtes. Kuidas sul on, ma loodan, et liiga isiklik ei ole, kuidas sul on see, ma olen vahepeal tundnud, et ma olen samasugune, ma nagu iseenda suurim kriitik ja ei suuda üldse seda head sõnagi vastu võtta või no ma ei usugi seda või nagu nii on ja. Aga et nüüd ma olen nagu märkanud, et paari suhtele või sõprussuhtele see ei ole kõige parem omadus, sest et kuna ma ise näen iseenda maailma ja olukordi hästi kriitiliselt ja et alati saab paremini, siis ma tihti ei oska ka teisi kiita. Sest et kui ma ju ei kiida ennast või kui keegi teeb midagi ära või mis iganes, et ma ei oska nagu selle
neid väikseid hetki võib-olla hinnata, sest ma olen kogu aeg nii järgmine, läheb edasi. Kuidas sul on sellega, kas sa tunned, et see kriitika jääb ainult sulle endale ja teistele suudad nagu kiitust anda, armastust või? Ma arvan, et see on see, et kuna ma olen tänaseks nagu teadvustanud endale seda, et ma olen enesekriitiline, ma tean seda ja kindlasti mõni ütleks selle peale, et enesearmastus bla 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 ja see ongi minu enesearmastus, et kuna ma olen tänaseks seda teadvustanud, siis ma nagu teadvustan ka endale seda, et ma ei kannaks seda nagu seda kriitikat teistel üle nii-öelda vaata, et ega ma ka helde ei ole nende tunnustuste jagamisega, aga ma üritan selles mõttes, et jah, nii-öelda siis teadvustada endale seda, et see teised teevad ikkagi hästi ja märgata siis nagu neid asju rohkem. Aga eks see on jälle süüke kestev asi, noh, et nagu selles suhtes vaikselt iga päevaga aina paremaks võtta. Nii, oled valmis müütide juurde minema või? No lämme. Selleks, et saada sinu vormi naisena, siis piisab ainult sellest, et teha 4 korda nädalas trenni. No minu poolest võid 7 korda nädalas ka trenni teha aga sa pead ikkagi vaatama, mis sa suust sisse paned. Et selles suhtes minu silmis see trenn on mingi osa protsentuaalselt sellest tulemusest ikkagi tähendab mida vaid, aga jah, et loeb siis see, mis ikkagi sisse sööd endale. Et trenn kindlasti ka ja kindlasti, aga selles mõttes kordade mõttes nagu kui toitumine ei ole paigas, noh siis. Jah. Ekstreem kilokaloritest on ka ülihuvitav see, et võtta tihti tekibki hästi palju on see, et kui tahad olla nagu bikiini, vabandust, nagu terve podcast lihtsalt koer ulub lihtsalt. Bikiini sportlased ei söö peaaegu mitte midagi, on jäänud siuke, et naisena, et peadki sööma mingi 1300 kilokalorit ainult päevas. See on ülihuvitav, sest et ma ei tea mitte ühtegi nii-öelda siis mitte ütleme siis, nii-öelda siis tavainimest, mitte võistlejad, kes sööks nii palju, kui üks bikiinivõistleja tegelikult sööb. Noh, ütleme, me ei saa võrrelda siis seda nii-öelda prepi lõpuga, kus sa sinna lavale hakkad minema, et seal on tõesti nagu ekstreemsed need näited võivad olla, aga suures pildis ma ei tea, see on hästi huvitav näiteks töö juures samamoodi, et noh, ma söön, ütleme 5 korda päeva söön umbes iga 3 tunni tagant, et ma ei tea, töö juures mul on nagu siuke tunne, et ma ainult sööngi seal samal ajal, kui teised seal panevad oma mingi ühe võiku kuskil seal päeva keskel. Ja see klassikaline Austraalia dieet vaata, et söövad hommikul mingi ühe pai ja kohvi ja siis õhtul on mingi julm miil vaata, mis tegelikult on nii vale vaata. Nagu, et ime pole, et sa õhtul üle sööd, vaata, kui sa terve päev elad näljas, mida sa teed. Lihtsam on kaalu langetada, kui peenikesest nagu siis nii-öelda alakaalust lihast kasvatada. No ma pean ju ausalt ütlema, ma ei tea isegi, kumb see nagu raskem või kergem on selles mõttes, et kaalu kaotada on ju lihtne. Kulutad rohkem, kui endale sisse sööd. Või sööd endale sisse rohkem, kui kulutad. Ei, vähem, issand. Tähendab, sööd endale vähem sisse, kui kulutad, on ju. Lihast kasvatada on ju teoreetiliselt siis selles mõttes ka lihtne, et sööd rohkem, kui kulutad ja teed kõvasti trenni. Teoorias. Noh, kui palju see lihas nüüd siin, kui palju sealt nagu siis see lihas päriselt kasvab, ma arvan, et lihase kasvatamine on raskem. Lihas ei kasva ikkagi nii kiiresti.
ma võib-olla isegi nõustuks sellega, ma tunnen nii palju on ju seda vaata, et isegi kui sa oled normaalkaalus ja käid ja lõhud seal trenni, aga tegelikult ju nagu toitu ei jälgi või noh, mis iganes, siis sa ju seisad mingis mõttes kogu aeg koha peal, mis on tegelikult okei. Aga et minu meelest niimoodi võibki tulla vahepeal see, et nagu täiesti mõttetu, mis ma üldse käin seal trennis, vaata, et sa ju ei näe oma töö vilja mingis mõttes vaata. Et või siis ongi inimestel tekkinud see, et pulk tähendabki nagu, et lihtsalt söö sitaks vaata. Mis tegelikult nagu ei ole üldse tõsi, et sa lihtsalt sööd põmps sama asja, mida sa katil sööd, aga lihtsalt räigelt rohkem vaata. Et nagu kui palju sa üldse nii-öelda siis off-seasonil lubad endale nagu seda väljast toitu või midagi muud? Olenevalt perioodist. Kus sa mindsetiga oled, et kas no sa jah, lubad et rohkem? on jah, mingid ütleme sellised perioodid on, kus ma olen siis ikkagi rohkem siuke nii-öelda locked in, siis ma ikkagi ei naljalt nagu ei taha sinna välja sööma minna, ma olen ikka, et pigem sööme kodus onju. On need perioodid, kus ma olen natuke rohkem siuke trillalla, et elu on tore ja off-season ja umbes võib ju nautida onju. Et aga jah, oleneb perioodist selles suhtes, ma ütleks päris ausalt öeldes, et seal ei ole isegi tegelikult praegu mingit sellist kuldset keskteed olnud, et kui me oleme kaaslasega mõlemad samal ajal kodus, siis iga pühapäev me käime kaneelisaiasid hommikul söömas. See on nagu selline tore rutiin ja see on nagu selline, et ükskõik kui locked in või mitte locked in ma olen, siis seda me teeme. Aga noh, me ei ole iga nädal koos linnas nagu nii perdis, et selles suhtes jah. Ega jah, ma kujutan ette, et sul ju kaaslane on ka ikkagi väga tugevalt teeb trenni ja kõike möllu. Kas sa üldse suudaksid olla kaaslasega, kes oleks, ei suudaks on ju? See on ju nii suur asi tegelikult sinu nagu elust ja mõttemaailmast ja kõigest on ju. Ei, nagu tänaseks ma saan aru, et nagu selles mõttes ei, et see on ikkagi märkimisväärne vahe, kas sa sööd nagu inimese, noh, et okei, ma selles suhtes ma ei saa eeldada, et keegi sööb minuga samu asju, aga see lihtsalt on väga märkimisväärne vahe, et kui keegi sööb sinuga neid samu asju ja keegi, kes, ma ei tea, viitsib sinuga neid asju seal kaaluda ja möllata, onju. Keegi, kes ei vaata sind imelikult, et sa söödki juba 5. korda tänase päeva jooksul, onju. Ja keegi, kes ei vaata imelikult sellepärast, et sa pead igale poole oma mingid toidud kaasa tassima ja mingid kaalud kaasa tassima ja et ja ütleme nii, et isegi tegelikult, kui oleks inimene kõrval, kes ei tegele kõige sellega, aga ta ei vaata sind imelikult, siis no ta peaks ikkagi ju see ei saaks toimida nii, et tema peab kõrval mäkki ja ma siis nagu loen oma mingid ajan mingid gramme taga, vaata. Et selles mõttes ja eks see on ju elustiil ja mõttemaailm ja kõik on ju nii nagu ongi, kui sinu jaoks distsipliin on number 1 asi, driver sinu elus, siis kuidas sa saad võtta kaaslase, kelle jaoks ei ole distsipliin ju oluline on ju, et see tegelikult ju lähebki igasse eluvaldkonda üle. Kui tahan alla võtta, pean hakkama kardiot tegema. Kõige klassikum näide üldse. Inimene on 100 kilo ja esimene asi, mida nad hakkavad kogu aeg tegema, on see, et ma hakkan käima jooksmas. Mida sa teed? Täiesti hull. Minu arust nagu, kus see tuleb, ma ei saa aru. No põhimõtteliselt, kui see suurendab toju kulutust, mis tähendab seda, et päeva lõikes ta kulutab rohkem kui sisse sööb, siis nojah. Aga sellega on ju see et su keha ju ükskord karjub sellega, mis tähendab seda, et mis sa siis teed, kui sa alguses jooksed pool tundi näiteks, onju. Ja siis kulutus on nagu 1, siis mingi aeg su keha harjub sellega, siis sa pead ju nagu rohkem jooksma ju, siis sa jooksed tund aega, mis sa lõpuks jooksed 5 tundi päevas või? Lihtsam oleks äkki nagu ikkagi tahad nagu selleni minna, et mis sa endale suust sisse paned, vaata. Et
ja no ma ei tea, mulle see jooksmine üldse ei istu, nii et selles suhtes. No ja minu meelest on alati see, et esiteks nagu liigesed, nagu need vaesekesed liigesed, kes seal nüüd peavad hullult pingutama, nüüd sa teed ju endale lihtsalt liiga. Teiseks nagu liha selline inimene näeb kõige parem välja. Sa võid ju selle rasva ja lihase meeletu kardega ära kulutada, aga kõige parem näeb välja ikkagi ju, sul on vaja ju pika elu, iga jaoks on vaja lihast. Et või noh, tegelikult ongi neid spordialast on ju nii palju, aga nagu, ma ei tea, minu meelest see jooksmine tundub just nagu, eriti nagu kui me räägime suurest ülekaalust, see tundub nagu kõige hullem asi minu meelest, mis üldse teha saab. No kui on muidugi tõesti nagu suur ülekaal, no ma ju siis tõesti nagu siis tõesti vaesed liigesed ja kõik. On ju põlved asjad, mõtle, mis koormus see on ja südamele ja kõigele nagu. No tõesti, kui rääkida nagu niimoodi ikka tugevast ülekaalust, no jumala eest, milleks nagu. Ja seal ei ole ilmselgelt asi ju selles, et seal ei ole asi ju ainult üksi liikumises tegelikult kindlasti. Jah. Nii. Pean minema trenni hommikul tühja kõhuga, et rasva põletada. Jaa, põhimõtteliselt ma nõustun. Ma nõustun sellega lihtsalt sellepärast, et kui sa lähed hommikul tühja kõhuga trenni, siis su keha kulutab tõesti energiaallikana peamiselt rasva. Aga mitte keharasva. Ehk siis lõppkokkuvõttes on isegi, ma olen uurinud selle kohta, on isegi uuringud tehtud, et lõppkokkuvõttes, kas sa teed seda tühja kõhuga või sa teed seda mitte tühja kõhuga, siis tulemus on sama. Jah. Nii. Mida rohkem higistasin, seda tõhusam oli trenn. Kurat, miks need saunas käiad, siis juba peenikesed ei ole. Ei no, higistamine, higi on ju ikkagi selles suhtes kehavedelik. Et ma mingi aeg käisin proovimas seda hot pilatese trenni. Ja ühe korra käisin ja võt sinna stuudiosse ma ei lähe kindlasti kunagi tagasi. Aga see oligi minu jaoks nii huvitav, ma ei suuda uskuda, et see müüt on ikka veel nagu, et inimesed arvavadki, et higi ongi see, et ma otseselt põletan läbi naha kuidagi oma rasvkudet. Et siis inimesed olid peale nagu seda hot joogat, kus nagu terve saal oli lihtsalt kondentsi täis, sest see tuba ju köetakse mingi 40 kraadi peale. Siis rahvas oli nagu, et vaata, ma olen ju üleni märg, et vaata, kui palju rasva ja ma olin mingi see on nii selline asi, mis ma kogu aeg pidevalt kuulen inimestelt ja ma tunnen aju. Või noh, kunagi noorusajast, kui mul endal ka nagu igasugune, siis ma reaalselt olingi see tibi, kes jooksma minnes pani endale kile ümber kõhu ja mõtlesin, et vaat nii saan six-packi. Said siis või? Kui sain. No võt, aga on. Ei no see on väga nagu levinud asi, mida arvatakse. Ma siiamaani, aga hästi palju ise ka kuulnud see. Et jah. Kui lihased ei valuta järgmisel päeval, siis järelikult trenn ei mõjunud. Ei ole ju nii. Kas sul üldse, kuidas sul on nagu, sest sulle, sa treenid 5 korda nädalas või? No tegelikult peaks 5 ja üldiselt. Kas sul jäävad üldse veel lihased valuseks? Vahel ikka, aga harva, suht harva. Ja see, kui jäävad, siis on, ei saa salata, muidugi kui jäävad, siis on järgmine päev siuke tunne, et eile oli hea trenn. Aga lõppkokkuvõttes taandub ta ikkagi ju taastumisele, miks ei taastub, kui sul iga kord oleks lihased valusad. Et kuidas sa kõige paremini taastud? Oi, ma olen taastumises ülihalb. Selles mõttes, või see taastumises, ma taastun ülihästi, aga ma ei tee enda jaoks midagi, et ma taastuks ülihästi. Et selles suhtes tegelikult võiks, ma tahaks üks asi küll, mida ma tahaks
võib-olla siis oma kunagisel tulevasel prepil nagu paremini teha, on kindlasti see taastumise pool. Mis sa siis sisse tahad tuua rohkem? Vaba aeg esiteks, nagu selles mõttes, et kui ma võtan näiteks selle, kuidas ma oma esimesteks ja tegelikult ka teisteks võistlusteks valmistusin või ütleme siis see võistlus, vahetult enne võistlusi see periood, ma panin tööd mingi viimase hetkeni välja tähendab. Et mul oli nagu mingi räige tramm, nagu oligi, ma ei tea, hommikul üles tööle, trenni, ma ei tea, sammud, kõik et tahaks nagu, esiteks tahaks seda vaba aega, et ma saaks seda nautida rohkem. Ma ei tea, palju sa lõpus naudid küll, aga ikkagi, et sa oleksid nagu rohkem kohal, on ju. Ja massaažis käisin tegelikult. See oli küll selline asi, mis kindlasti võiks sisse jääda. Aga üldse nagu kõik sellised rullimised ja üldse nagu üks asi on siis see füüsiline pool, teine asi kindlasti see vaimne pool, et ma ei tea, päeviku pidamine, kõik sellised asjad, vaata. Ja füüsilisest poolest ka, et tahaks tegelikult hakata mingi aeg proovima ikkagi seda aga ma tahaks ikkagi sisse tuua nagu selle saunatamise. Ja ma ei ole küll piisavalt uuringuid selle kohta teinud, et sellega kaasa argumenteerida, aga võib-olla on mingisuguseid neid jäävanni asju ka proovida, et kuidas palju mingid benefite nagu sellel oleks või kas oleks või millal või et mingid nagu lisaasju natuke juurde tuua küll, jah. Jah. No nüüd on Perti õnneks tulnud nii palju uusi neid wellness kohti, et me oleme ka hakanud nüüd palju tihedamini käima. Kui trennist puudud paar nädalat, siis kaotad kogu vormi ära. Ei vasta tõele. Ja keha selles suhtes nagu, ütleme, paar nädalat, keha võib muutuda küll natukene selles mõttes, aga nii kui sa seal trennis uuesti käima hakkad, siis kõik on tagasi. Tuleb väga kiirelt tagasi ja eks tegelikult enda pealt ka näen, et tegelikult ongi, et kui juba mul vahepeal 10 päeva jäi trenniga vahele ja siis juba tundsin, et keha nii karjus ja teed ühe trenni ära ja uuesti tuleb tagasi, et alguses võib-olla oled jälle väiksemate raskuste peal, aga tegelikult tuleb tagasi. Ja lihasmälu on selles mõttes väga võimas asi, väga siuke seletamatu asi natukene, aga samas on olemas, toimib. Nii, vaata tihti on see, et alustan kõike kas esmaspäeval või uuel aastal, sest et motivatsioon on see, mis mind ikkagi trenni viib. Kas see oli küsimus? Murra ümber siis, kurat, kas ootan siis esmaspäeva, ootan uut aastat. Mida sa kurat ootad sellest, hakka liigutama, kõik need ainult on mingid vabandused kogu aeg, nagu mida sa ootad, ajab püsti ennast. No päriselt, See on nagu ootad õiget hetke, mis õiget hetke, see mitte kunagi ei ole õige hetk, selles mõttes ideaal, ma ei tea. Et see on lihtsalt mingi vabandust otsimine. Jah. Suures pildis kindlasti. Nii, liigume vaikselt trenni müütidest edasi. Ja teeme natukene Austraalia kohta. Austraalias saab hästi kiiresti rikkaks, kui lihtsalt kõvasti tööd teed. No kui hea töökoht on ja palju tööd oled valmis tegema, siis rikkus on küll suhteline, aga põhimõtteliselt küll. Kuidas sinul nagu FIFOsse saades nagu see mindsetiga käis, et ma ise mäletan küll, et kui ma alguses FIFOsse läksin, siis mul oli nagu ikkagi tuled vaata Eestist, kunagi ei ole ju seda raha olnud ja siis mul mingi periood oli siuke, kus ma hakkasin mingi hullult asju ostma ja siis sain aru, et polegi kasu sellest FIFO tööst, et tegelikult ju kulutused täpselt samamoodi tõusid uuele tasemele, vaata. Või kas sa olid kohe nagu hästi distsiplineeritud oma rahaga ja sissetulekuga? Ma olen üldiselt terve elu selles suhtes olnud, et
et minu jaoks, eks need mingil määral kindlasti sa võib-olla lubad endale mingisuguseid selliseid nii-öelda random mingeid osta rohkem, onju, aga suures pildis ma olen olnud jah üsna selles mõttes rahatark, ma ei tea, kui tark on muidugi seisev raha just, aga selles mõttes, et minul ei ole olnud seda, et ma nüüd on nii palju seda raha, et hakkan täiega igale poole loopima, et pigem minu jaoks võrdub rahakindlustunne ja mul on hea kindel olla siis, kui ta on mul seal pangakontol, mitte see, et ta on mul asjade näol kuskil. FIFO lõhub kõik suhted ära. Ma arvan, et see ei kindlasti lõhu. Ja kui lõhub, siis järelikult pidigi lõhkuma selle inimesega see suhe ära. Sest et ma arvan, et kui on ikkagi, kui mõelda nagu siin partnerlussuhet, siis ma ei saa selles mõttes muidugi nagu kaasa rääkida, et mul ei ole partnerit, kes oleks sellel ajal kodus, kui ma tööl olen, onju. Aga et te olete saanud sättida endal täpselt sama graafiku siis? Ei, selles mõttes mitte. Lihtsalt minu point on, et ta käib ka Vifos tööl, seega ma tean, tema teab, mida mina teen läbi ja mina tean, mida tema teeb läbi. Aga graafiku osas meil ei ole ühtne. Või täitsa nagu kuidas kunagi, kuidas juhtub. Aga ma jah, ma arvan, et ikkagi, kui on mõistev partner, siis ta saabki ju aru. Ja see on ka okei, et nagu ülitihti on ka nagu näiteks see, et mul ei olegi seal näiteks õhtu lõpus aega rääkida midagi pikalt, aga ma teen lihtsalt selle kõne, et näed, tšau, lõpetasin jälle trenni, üks päev tehtud, juhu, okei, hea tööd, onju. Aga et lihtsalt see, et sa nagu ja kui sul ongi, et kui sul on mõistav partner, ta saab ju aru sellest, tal on ka pikk päev selja taga, ta saab aru, et see ei istugi ja ei räägigi temaga pikalt, onju. Ma ei tea, võib-olla kui oleks keegi, kes sul on siin linnas, istub ja ootab päev otsa su kõnet ja mõtleb, miks sa ja siis helistad ka õhtu lõpus talle 2 minutit öelda, et nagu tšau, ma väsinud ja tööd. Võib-olla siis tõesti. Aga ma arvan jah, et kellele sobib kindlasti, kellele mitte, vaata. Mõni ei kujutaks ettegi, et tal, ma ei tea, mees Vifos näiteks töötab, vaata. Et ma arvan, et see on jah, natuke suhteline asi. Käisime paar päeva tagasi Artiga Comedy Nightil ja siis klassika küsiti seal Comedy Nightil siis mingilt naiselt, et kuidas siis on FIFO elu ja siis see naine ütles, et Love Island. Kuidas sa ma olen kuulnud igast neid lugusid, aga minust on need kuidagi täiesti mööda läinud. Ja ma ei tea isegi, kas see on, ütleme siis meie seal töökeskkonnas siuke asi on. Sellepärast, et ma ei tea, ma ei ole kursis sellega, sest et ma ei käi ju nendega kuskil peale tööd, kuskil baaris istumas või midagi. Ma ei tea mitte midagi kuskil teeb või ei tee nagu. Minu nendega nägemine lõpeb siis, kui minu tööpäev läbi saab ja ongi kogu lugu, vaata. Aga ma olen kuulnud neid lugusid ja need on päris põnevad. Ja ma isegi suht palju kuulnud, aga samamoodi, et ilmselt nendest teadki siis, kui sa lähedki sinna selle eesmärgiga ka ise. Jah, võib-olla küll. Jah, et kuidas sul on töö juures? Tuleb ju ilus blond Euroopa neiukene töö sinna, kas on olnud nagu raske naisena kuidagi või see slaavi iseloom aitab nagu välja nendest olukordadest? Ma ei teagi nüüd jah, kas see on tõesti see slaavi iseloom või, aga ei ole nagu, vaata hästi palju räägitakse ka sellest, et umbes naistel Vifos ohtlik ja mis iganes. No ma ei tea, minust on täiesti nagu see, jumal tänatud muidugi, aga täiesti nagu kaarega mööda läinud see, et mitte kuskilt otsast mingit hirmu ma pole tundnud. Siis, kui ma seal baaris töötasin, siis ütleme need töökaaslased, kes mul nagu olid, need olid enamasti mingisugused noored, ei olnud mul nendega midagi samastuda millegi koha pealt. Need jätsid nagu, nendega ei olnud mingisugust situatsiooni siis nii-öelda,
ja need, kellega ma tänasel päeval töötan, siis ma ei tea, pigem on nagu just hästi selline nagu lahe, hästi paljud nagu räägivad, et neil on naine kodus ja kes said lapsed või lapsed ja mis iganes, et kõik on nii vaimustatud oma perest ja et kuidagi nagu minu arust on nagu hästi palju vastupidi nagu sellist teistpidist nagu suhtumist, et kõik nagu kiidavad enda partnerit ülipalju. Et ei ole üldse see, et ma nüüd astun sisse ja kõik mingi ilastavad mu peale. Vähemalt teadaolevalt mitte välja paistnud. Et selles mõttes on just hästi lahe mu arust, et ühesõnaga ei ole olnud kuidagi mingisugust ebavõrdsustunnet, kuidagi kuskilt ahistavat tunnet. See on hea jah. Jah, su õnneks see tööpositsioon aitab hästi palju sellele kaasa, vaata, et sa ei ole nagu mingi grupi meestega ainukesena naisena kuskil fieldil mingi möllamas, vaata. Kui sinu tütar või keegi noor naine küsiks sinult ühe lause nõu enne, kui ta üritab midagi sellist, mida sina oled läbi teinud, mis nõu sa annaksid? Go for it. Selles suhtes, kui see üks lause oleks, siis ma ilmselt ütleks lihtsalt go for it nagu selles suhtes, et siit ei ole mitte midagi kaotada, vaata. See on ainult õppida. Kasvada õppida. Ja nagu mitte ükski olukord ei ole nii hull, et nüüd peaks ütlema, et poleks võinud teha või midagi. Nii et ja ma ei ole nüüd midagi nii hullu ka läbi teinud, et sellest nüüd nii palju oleks selles suhtes millegi eest nii väga hoiatada. Jah, oleneb jah, kuidas keegi näeb, vaata, et tegelikult su loost on ju hästi palju läbi koorunud seda, et sa tulid siia ju tegelikult nagu kind of mugavustsooni, vaata, et sul oli ikkagi inimeste ees ootamas, ei läinud üldse ju pikalt aega, kui sa said FIFOsse. Ei olnud üldse niipidi tegelikult. Mul oli, ütleme siis mu eks võttis mind siin vastu. Mul oli kodu olemas, aga kogu ülejäänud töö leidmine see protsess. Ma ju jõudsin siia siis ütleme 31. oktoober, ütleme novembris jõudsin siia. Tööga oli ju pekkis põhimõtteliselt kuni maikuuni. Selle aja jooksul ma jõudsin juba käia omadega seal vaimselt nii põhjas ära, kui veel põhjas sai üldse ära käia. Aga mis sa teistmoodi teeksid? Nüüd, nagu olles teinud läbi kõik, mis sa oled näinud ja teinud, kas sa teeksid midagi teistmoodi? Kuidas siis üks nagu noor naine saab siin ennast kiiremini üles sättida, et ta ei käiks seda auku läbi, mida sina käisid? Ma ei tea ausalt öeldes. Päriselt ma ei tea selles mõttes, et mulle tundub, et ütleme, Aussi puhul on nagu hästi huvitav see mu arust, et sul on siin hästi, kui su baasvajadused on kaetud. Vähemalt mina avastasin enda jaoks seda. Et kui Eestis oled nagu see, et sa jahid, et sul on kodu tõenäoliselt, sul ikka on mingi töö on ju ka ja sul mingist ajast juba ikkagi olnud on ju või ühesõnaga üldiselt ma ei tea seal meie vanuseid ikkagi töötuid väga on ju. Et ja siis sa hakkasid nagu jahtima, et sa tahad midagi paremaks saada, kuskilt midagi, ma ei tea, omada mingeid asju või mis iganes, mille iganes poolest parem olla. Ausis on nagu see, et kui sul on kodu ja sul on töö, sul on juba hästi. On küll, jah. Et aga nagu mingi periood oli mul see, kus mul ei olnud mitte kumbagi. Mul oli ainult mu auto. Et ja siis mõtled, et nagu, siis tuli konkreetselt see, et et Bemmis on ju parem nuuta kui kuskil, ma ei tea, mis iganes Opelis või mis iganes see kuradi väljend on Mersu kohta tegelikult on ju. Või mille iganes kohta. Et aga tegelikult oli, see algus oli tegelikult nagu jõhkralt üle kivide ja kändude. Mida oleks saanud paremini teha? Ma ei tea. Ma ei kujuta ette ka. Ma arvan selles mõttes, et tegelikult ma arvan, et meestel on natukene lihtsam siia tulla.
või ütleme siis nagu tööd leida või üldse, et, et kui noh, üks asi on juba see ka, et kus sa muidugi tulnud oled, et kui mina tulin Eestis, noh, mina elasin üksinda, siis siia ma tulin ja ma hakkasin ju elama shared house'is, siis on nagu see, et mõttes nagu ma pean, noh, mõttes mul on külmkapis üks riiul, kuhu ma oma prepitud toidu panen, et või siis jah, et noh, sa pead kõik jagama, ühesõnaga arvestama inimestega, et juba kõik see, noh, meestel on nagu juba selle koha pealt nagu nii loomu poolest lihtsam üldiselt. Samamoodi töö suhtes, et nagu ma ei tea, enamik mehi kuskil mingis vanuses ikka kuskil ehituse peal töötanud on, see, et sa naisena paned nad nagu kiivri selga ja mingid tunged jalga ja lähed kuskile lammutusele nagu, noh, siin on see normaalsus, Eestis noh, never, et ma ei tea, ma ütleks, et valetage seal CV-s nii palju, kui jaksate, nii palju, kui vähegi ise uskuma hakata seda valet ja andke tuld lihtsalt. Et ma ei tea, ma ei oskagi midagi selles mõttes nagu öelda, mida oleks võinud paremini teha. Võib-olla nii palju, noh, nojah, ma ei teinud vaata mingit eeltööd nagu ka, kas oleks üldse saanud teha, sest et noh, sa ei saa kandideerida kuskilt Eestist nagu nii, vaata. Oleneb jah, mis taustaga vaata tuled ja kui vana sa oled ja mis viisale sa tuled, et sellest oleneb nii palju ja mis taaga sa kaasa võtad. Et tegelikult ongi see, et kõik ju tulevad siia, siis alguses ongi nagu sa ütlesid, lillu-lällu käin ringi, vaatan ja siis mingi hetk käib see pauk ära ja siis hakkab nagu see Eesti pask hakkab järgi jõudma, vaata, et emotsionaalselt hakkad mingi läbi käima, tervitama elu nagu, et mul oli ka nagu mingi aeg käis pauk ära ja siis mingi iga päev traktoris nutsin kuskil, vaata, sest et sa hakkad nagu mingi lapsepõlveni läbi käima, sul on nii palju aega mõelda, vaata, et sa lähedki nagu saikariks lihtsalt, et nagu ja aga samas see oli nagu ülioluline etapp, ma arvan, et mida läbi teha, et sa esimest korda elus saidki mõelda, et nagu, aga kes mina olen ilma sõpradeta, ilma pereta, ilma selle struktuurita, vaata. Et kui igasugune tugi või noh, ongi kõik see keskkond ümbert ära võtta, mis siis on sinust justkui sinu teinud, aga kes sa nüüd oled, on ja? Või mis sul nüüd on või mis sa nüüd tahad üldse elult, vaata. Mis sa arvad, kauaks sa FIFOsse jääd, oled enda jaoks pannud mingisuguse eesmärgi ka või praegu? No ei, selles suhtes ei, no praegu mulle meeldib see nagu tööelu tasakaal, see tasakaal, mida ei ole, aga ei noh, selles mõttes, et mulle ikkagi meeldib jah, pigem see, et panedki siis nii-öelda all in ja siis pärast saad nagu puhata. Et antud hetkel ma veel näen ennast seal pigem pikalt, kui pikalt, noh. Ja see muutub alati. Ja mis sa tahaksid muuta? Või öelda inimestele, et lõpetage ära või et see on nii lihtne või raputada neid või? Jah, mida nad teevad valesti vist. Seda neid asju on tegelikult nagu nii palju, vaata. On või? Ütle välja siis. Ma ei tea, ei tule praegu. Nagu sest mina küll mõtlen nagu, et nagu noh, et mina kui nagu siis noh, tava naine, kes lihtsalt käib jõusaalis, teeb veits kõike, käin jooksmas, nii edasi, on ja. Aga nagu kurat, ma võin seal trennis nagu 5 kopikat kohal olla. Aga üks samanen välja kogu aeg, sest et ma ei kaalu oma toitu. Ja siis ma pendeldan, täpselt nagu sa ütlesid, siis ma pendeldan. Kas ma siis mingi aeg läheb täiega lappama, sööd üle, siis jälle mõtled, et lähen jälle teen mingi oma 1900, kuradi kaalun kõik, siis jälle ei viitsi ja mõtled, et mida ma kannatan, mul on üks elu, ja nagu siis läheb, ja siis niimoodi laksid ja aastaid. Ja siis mõtledki, et nagu kurat, siis ma elan mingi lõputas mingisuguses dieedimajanduses, vaata, jumala kopp on ees, vaata, siis noh, kurat. See veits ongi selles suhtes nii, et ütleme, miks ma ka ikkagi, kui ma ikkagi kaalun toitu, no ütleme nii, et kui ma ikkagi kodus teen süüa, siis ma kaalun toitu. Okei, kui ma käin väljas söömas, aga kui ma käin
teen kodus süüa, siis ma ajan selle juuksekarvaga lõhki, ma kaalun, siis on grammi pealt seesama, ei ole see 191, on 190, on ju. Lihtsalt et ei ole nii, et paned ära ja siis lakud lusika. ei ole. Et lihtsalt sellepärast, et ma tean, et kui ma olen endast andnud, et ma ei taha seda nagu toidu kaalumist nii-öelda ülistada, aga lihtsalt ongi, et kui ma tean, et ma annan endast kõiges muust nagu 100%, siis ma ei taha, et on see üks asi, tänu millele siis ma ei saa seda tulemust. Ma tean, et kui ma annan selle toitumisega ka endast 100%, siis ma saan need tulemused. Et ja ma tahan neid tulemusi saada. Et lihtsalt see ilmselt ongi. Aga suures pildis kui sa nagu mõtlema hakkad, siis noh, eks ta suht ongi, eks ma olen ka mingitel hetkedel mõelnud, et kas ma siis nagu, mis siis nagu nüüd siis saab, mis ma jäängi siis igavesti nagu kaaluma neid toite või. Aga ma arvan, et kui kunagi see võistlemise mõte peaks peast ära minema, siis võiks lihtsalt jõuda selleni, et suudaks silma järgi neid tarkasid valikuid teha, vaata. Antud hetkel ma näiteks ma olen mõelnud teha sellist nagu nii-öelda challenge'id siis nagu partneriga, et lihtsalt huvi pärast, et kui võtta, ma ei tea, mis iganes koostisosa või toiduaine, et ühesõnaga minu point on siis see, et mina tänasel päeval, minu silmamõõt on olematu, mis siis, et ma olen kõik need aastad ju kõike kaalunud värki. Mina ei tea, palju ma sinna potti seda putru panen, ma vaatan neid numbreid, ega mina ei näe palju, minu silmad ei näe palju seda putru seal põhjas on, või neid kaerahelbeid. Aga et teha see challenge, et vaadata siis, et kummal siis nagu parem see silmamõõt näiteks on, vaata, et kui täppi ma suudaksin panna mingeid asju. Et hetkel ma tunnen, et see on mul täiesti nagu olematu. Keegi ütleks mul 100 grammi banaani, anna kaalu, et mul ei ole õrna aimugi palju see oleks. Aga et jõuda siis nagu selleni, et jah, osata siis silma järgi nagu enam-vähem aru saada, palju ma söön. Mis su kõige suurem unistus on üldse, kus sa võistled maailmas sinu see wet dream, kuhu sa tahaksid nagu unelmate maailmas välja jõuda? Unelmate maailmas või? Unelmate maailmas me arvame, me kõik võistlejad tahaks ikka olümpiale minna. Aga päris maailmas me võiksime ikkagi, tahaks ikkagi saada selle pro-kaardi kätte ikka kunagi millalgi. Et eks see oleks selline, ütleme, ikkagi järgmine selline asi, mille suunas siis nagu liiguks. Ma ei tea, kas sa oskad välja tuua siis, et too julgelt nagu mitu asja, sest ega siin iga päev ei ole võimalust niimoodi intervjueerida ikkagi bikini võistlejat, et nagu mis on need lihtsad asjad, mida me peaksime nagu, ma ei tea, mindsetis või elustiilis või üldse nagu muutma, et nagu lõpetada ära see ühel koha peal tammamine või nagu mingi katkise, ma ei tea, mõistusega mingi nagu, et ei näegi tulemusi või ei saagi või aina lubadki endale ja kunagi ära ei tee või? No ma olen ju ülihalb selle nõu andmises, sest et ma ei tee ju seda enesearmastuse ja ninnu näinutamise kaudu. Ma olen täiesti see nagu, sa tahad seda, siis tee selle nimel midagi, mitte ainult midagi, vaid tee endast kõik, et sa saaksid selle, vaata. Et ma räägin, ma olen selles mõttes siuke, see piitsa, see karmi nagu käega, et lõpetage nende vabanduste otsimine, nagu aja sealt diivanilt püsti oma perse ja mine ja liiguta ennast, vaata, või ei pane seda kommi suhu ja no lihtsalt sul on ju, sa kontrollid ju oma käsi, et nagu sa ei tee lihtsalt seda, nagu kasvata iseloomuselt täiskasvanud inimene. Nii ja rääkida ma ju selles suhtes, ma teen ka neid asju aeg-ajalt ikkagi, aga lihtsalt, et jah, et kui nagu, et seal muidugi tuleb nagu see vahe ka sisse, et kui sa oled rahul olematu seal, siis muuda midagi, kui sa oled rahul sellega, siis jumala eest nagu istu seal diivanil või söö neid komme või mida iganes. Jumala eest nagu keegi ei mõista hukka ja jumal, kui sina oled õnnelik, see on ju peamine asi. Aga kui sa oled rahul olematu, siis muuda midagi. Tee midagi. Tee midagi, mida sa ei teinud varem. Jah, tihti see on küll, et tuleb see muster, on ju. Et sa ei saa ju teha samat asja ja oodata teistsugust tulemust, eks ju.
ja ja, aga ma ei tea, veel on küsimusi, siis Breta läheb nüüd Eesti küll, kohe lähed Eestit nautima, aga võite kirjutada, siis äkki tuleb läbi, part ju tuleb lihtsalt terve aeg, saate puitu lihtsalt, kurat, võta kokku. Aga aitäh sulle täna selle aja eest, nii äge oli natukene sukelduda sinna maailma. Ma arvan, et sinu episoodiga on sama nagu Raidi episoodiga, kõik kuulavad selle ära ja siis natukene peavad sisekaemust tegema, et nagu persena. No ma loodan, et natuke jõudis kohale 5 minutit natuke liiga karm ei olnud. Ei, no tegelikult ongi, et nagu kuhu maani see ilus see läheb, et mina olengi üritanud nagu enda mõttes olen üritanud teha nagu seda, et enesekindel ja enesearmastav naine on kõige ilusam naine üldse, on ju. Ja siis, et nagu endas leida rohkem seda enesekindlust, enesearmastust, et mul ei oleks seda kogu aeg, et ei, vaat, siis, kui ma sinna jõuan, siis, kui ma sinna kunagi saan kõhulihased, ainult siis mina armastan ennast. Ma ei taha, ma ei viitsi niimoodi elada, vaata, et nagu ma tahaks kogu aeg ollagi nagu, et ma tean, ma liigun sinna, ma olen rahul, let's go, vaata. Et siis ma olengi nagu üritanud enda jaoks mõtiskeda nagu üldse toitu ja kõike nagu elustiili, et see ongi mu elustiil nagu, et mina armastan ennast piisavalt, et ma ei käitu niimoodi endaga, et mina armastan ennast piisavalt, et ma ei lähe sinna kuradi sööma mingit sitta, vaata, et ma tahan süüa parema, ma tahan enda kehale pakkuda parimat, sest ma armastan seda piisavalt, vaata. Ma olen üritanud niimoodi mõtles seda, aga no ikka, eks ma olen ka siuke tough love, et nagu ongi tegelikult, et kui juba ei ole trennis käinud või ei olegi kaalunud ja näed, et ilmselgelt see ei vii mind kuhugi, kui ma ei kaalu, kui ma ei tea, siis tulebki olla jälle nuiaga natukene, et eks ole siuke, et kui eriti veel ei tee professionaalselt, vaata, et ma ei plaanigi minna kuhugi, et vaat nii kaua, kui on nagu see vist natuke nagu ongi see, mis nagu siis eristab siis neid nii-öelda võistlejaid või eksvõistlejaid või mis iganes siis nendest nii-öelda tavalistest inimest, mitte võistlejaid siis, et ja mille poolest see minu suhtumine või lähenemine võib olla ka natuke nagu liiga süke strikt või karm ongi vaata see, et tavainimene, ma ajan nii mingit spetsiifilist nagu vormi taga, mida tavainimene ju tegelikult ei peagi ju saavutama. Aga samas ometi need tavainimesed tahavad ju seda saavutada ja siis ongi see, mis nad tegema peavad. No kurat, kaalu siis oma toituna. Ei, miks see on liiga palju, no. Aga sul on palju olnud neid olukordi, et või no mul endalt töö juures ka, et nagu, et tegelikult ei ole seal jõusaalis õhtuti väga palju inimesi, vaata. Et siis ka ikkagi inimesed nagu küsivad ja siis alati on ikka see, et kas ma peaksin neid mingi fat burnerid võtma või et kohe mingi Ozempiku peale või kohe mingi Reta peale või mis iganes, vaata. Ja siis mul ongi nagu, et no kohe shortcut nagu, et sa tahad ju, et see oleks jätkusuutlik, vaata, nagu et mul on ka siin paari treenerit olen proovinud, siis ongi samamoodi, et ideaal on nagu mingi võistleja keha või nagu siuke, aga et nagu, et ma tahakski, et see oleks mu nagu elustiil ja tahaks nagu lapsi saada ja asju, et siis kohe nagu ongi osad treenerid ütlenud, et ei, et sa ei saagi naturaalsel teel mitte kunagi siukest keha, et unusta kohe ära, vaata. Et siis ongi nagu üli haige vahepeal mõeldagi nagu, et mis on su ideaal nagu, et inimesed ei tajugi ära, mis on naturaalne keha ja mis ei ole naturaalne keha, vaata. Et mulle õnneks meeldib, et Kaisad ja Eesti võistlejad on hästi avatud olnud selles mõttes, et nad ütlevadki välja nagu, et Kalja, nagu see ei ole ainult riis ja kana, vaata. Nagu, et saadagi aru nagu, et sest ma arvan, see juba see, et millele sa vaatad, see ongi ju nagu, et sa ei saagi seda, kui sa ei ole nõus minema nagu kõrvalt tänavalt. Ja, kindlasti. Olgu. Selle noodiga lõpetamegi täna. Saate nüüd mõelda, et mis see teie ideaal ja pange. Valige õige ideaal enda. Valige õige ideaal, valige ja et hoidke ise ennast ikkagi. Aga aitäh sulle ja naudi Eestit.
naudin, kindlasti naudin. Thank you if you've been with me since the beginning, and if you haven't, please make sure you hit the subscribe button down below. It really helps me to spread this podcast to everyone who might find this useful. I'm so excited that you're here, and if you like this episode, please share it with someone you know. Thank you.